tänavavile on kõlanud Premium-liiga 20. voor. Paide linna meeskond ja Harju Laagri. Danilo Tenkolt tuleb sisse keriv pall esimesse posti ja saadakse pea vahele ja ma ütlesin Kaspar Laur. Ja Kaspar Laur paneb palli väravasse ka. 10. minut, Harju 1, Paide linna meeskond 0. Sai räägitud Kaspar Laurist, pikast mehest, kes neid palle võrku võiks panna. Ja tõesti, mees igati õigustab, et temast sellist juttu sai räägitud. Ja teeb täpselt seda, mida Harju Laagri mängu alguses kindlasti teha tahab. Aga no vaatame järele. Pall tuli ette posti. Kaspar Laur, jalad maas. Sätib oma pea nupukese sealt vahele ja pall maandub alumises nurgas. Tõesti tundus küll, et ei taha öelda, et päris kogemata Laur sinna jooksis. Kindlasti oli see mõeldud, aga kuidagi tundub, et isegi kuklaga mees selle palli väravasse pani ja laseb looma välja ka, aga tõestada midagi võiks ja kelle kindlasti on tõestada ka. Paide poole pealt väljakul on oma jagu. Aga vaatame nüüd, Ramol Sillamaa saab palli. Tõmmatakse karistusalas maha ja näidatakse penaltit, mulle tundub nii. Ja võib tulla siit väga-väga kiiresti. Vaatame seda olukorda järele ka. Idriss Aba purjetas, leidis sealt Ramol Sillamaa, kes murdis ennast karistusalasse ka. Ja tõesti, Christopher Piht seal jala ette pani. Kristjan Kriis versus Mattias Sapp. No vaatame. Ja läheb Harju Jotka Laagri seda kohtumist 2-0, 14. minutil juhtima. Kristjan Kriis värava autoriks ja Harju Laagri on seda kohtumist alustanud suurepäraselt. Fännidel ka näod mõistagi naerul ja mehed, kellel nüüd näod naerul ei ole, on kindlasti paidekad. Aga tõesti, suurepärane algus kohtumisele Harju Laagri poolt ja Paide linna meeskonnal on nüüd auk üpris suur, kust tuleb hakata vaikselt välja ronima. Näete, Lauri Nuuma Harju Laagri rahul oleva näoga, vaatame penaltit ka järgi. Mattias Sapp tegi, mis ta tegi seal värava joonel, aga Kristjan Kriis paneb selle palli lihtsalt alumisse võrku ära. Väikene tähistus ka. Ja tõesti, Sapp hüppas teisele poole. Kriisi poolt võib öelda päris hea penalti, sellepärast et väravavaht saadeti teisele poole ära. Pall lihtsalt sinna alumisse nurka ära paigutati. Aga vaatame nüüd, mis vastu mürki või mis vastu relv on Paide linna meeskonnal. Vaatame, kuidas sel korral välja tuleb. Päris hea terav pall ja pall on võrgus ja täiesti uskumatu. Harju Jotka Laagri asub seda kohtumist 3-0 juhtima. Värava autoriks Kaarel Eerme. No tõesti, näete neid rahul olevaid nägusid ka Harju Laagri tribüünil. Ja tõesti, näete ekraanil ka meest, kes selle palli sinna värava võrku pani. Kaarel Eerme oli mullusel hooajal väga-väga kõva soos. Ja tundub, et ka tänavu on see hoog natuke väiksem, aga siiski leiavad need pallid oma tee sinna võrku järele mõelda. Aga vaatame ka meie seda olukorda järele. Kelemendilt pall ja Kaarel Eerme sätib oma pea vahele. No tõesti, Pedro Andrade tundub oli see mees, kes Kaarel Eerme natuke maha magas. Tõesti, Andrade ja Christopher Piht on mõlemad pikad mehed, aga Kaarel Eerme, mitte et ta oleks palju lühem neist, aga sättis oma pea sealt kenasti vahele. Ja ütlesin ka, et Martin-Erik Kelemendi leivanumbrid on need pikad audid. Leidis Henri Anieri ka. Ojamaa nüüd pikendab uuesti. Henri Anier tuleb lööki ka ja Henri Anier 28. minutil paneb selle palli võrku. Ja oi, kui ilusalt paneb selle palli võrku. Karistusala joone tagant tugev löök ja maandub väravas niimoodi, et Jan-Marti Vainulal pole ka seal värava joone peal mitte midagi teha. See oli kohe nii ilus värav, et seda võiks kohe järgi vaadata. Aga tõesti, Henri Anieri efekt või X-faktor see on, et vaatame järele ka seda. Hindrek Ojamaa keskväljalt tõusis. Teine Ojamaa lükkas nüüd omakorda teisele Ojamaale ja Henri Anierilt tõesti suurepärane löök. See mees on ennast näidanud koondise tasemel, rahvusvahelisel tasemel ja tõesti
see värav näitab, et kogemust on, aga Pinatelt nüüd pall. Poole nüüd Pinate suunas uuesti. Pinate võtab palli maha ka. Ramol Sillamaa, vasakul on paa olemas ka, tuleb ära ja tuleb ära 35. minutile. Ramol Sillamaa, väike tähistus ka kaamerate suunas. Ja näete, Lauri Nuuma on nüüd rahulolev. Lauri Nuuma on nüüd rahulolev, sellepärast et tõesti 35. minutile Ramol Sillamaa lööb seisuks 4-1. Ja see, mis oli Paide linna meeskonnal korra juba olemas, saadi endale värav kirja, aga tõesti nüüd Harju surub enda mängu siin rohkem peale ja 4 väravat löödi, aga siin on meil käsil natuke võimsam mäng, sest juba on kirjas 5 väravat. Ühtekokku, no tõesti Ramol Sillamaa tegi seal väikese nõksu. Indrek Ojamaa saadeti natuke kohvile ja tõesti Mattias Sapile püüdmatult alumises nurgas see pall maandub. Suurepärane sooritus Ramol Sillamaalt. See on suurepärane nurk ka, kus seda väravat vaadata ja tõesti pole mitte midagi öelda, suurepärane värav. Kahe kaitsemängija vaheline ala, aga nüüd Ramol Sillamaa on palli uuesti ära napsanud ja saab nüüd minna. Värav ees on mehi küll ja tuleb löök ja uskumatu mäng on meil käsil. 40. minut, Abdul Pinate, Harju 5, Paide 1, näete, Jan-Martti Vainula laseb ka looma välja. Aga miks ei peaks? No täielik lagunemine Paide linna meeskonnalt. 41 minutit mängitud peagi ja Harju juhib 4 väravaga. No kas me näeme siin nagu eilset mängu Prantsusmaa ja Inglismaa vahel, et Paide linna meeskond tuleb näiteks teisel poolel tagasi. No vaatame järele ka seda olukorda. Ramol Sillamaa suurepäraselt sai selle palli sealt endale. Andrade oli täiesti ei kusagi maal. Ja tõesti, Pinate mängib selle palli Mattias Sapist mööda alla nurka. Ramol Sillamaa, üheks selle värava arhitektiks on suurepärane sööt. Ja Pinatel jäi tõesti see pall lihtsalt üle värava võrku panna. Ei teki, sest mehed tõesti on mänginud noorteklassidest koos ja esindusse tõusnud, aga Oskar Hõim nüüd karistusalas. Kristjan Kriis lükkab natuke selga ka ja Kaivoja näitab penaltipunktile. Paide linna meeskonnal võimalus seisuks lüüa. Seletama ka, vaatame järele. Väikse tõuke sai karistusalast väljas, aga siis läheb küljega sisse ja tundub, et tabas enda jalaga ka Oskar Hõimu jalga. Kriis näitab ise küll, et huvitav küll, mida oli Vainulale 5-1 seisu peal rääkida seal. Aga vaatame nüüd. Henri Anier palli taga, väravas Vainula ja läheb pall kindlalt vasakule alumisse nurka. Saadab Henri Anier Vainula teisele poole ära ja pall kindlalt vasakus alumises nurgas maandub. No, nüüd kui siin normaale lõpuni circa 25 minutit jäänud on. Vaatame penaltit ka järele. No tõesti kindlalt alumises nurgas pall maandub. Päris korralik närvide mäng ka kindlasti seal oli, aga nüüd Pinaja puhub selle kohtumise lõpu vile. Harju Laagri alistab 5-2 Paide linna meeskonna. Tugev jõudemonstratsioon harjukatelt. Aga tõesti, 2 euromängu vahele 2-5 kaotus, sinu esimesed mõtted, tunded pärast mängu? No eks kaotada on alati ebameeldiv, et palju on Harjule, et teenis selle võidu ära ja eks siis tuleb oma järeldused teha. No, millised need poole jutud olid, 4 väravaga olite taga? Ega seal midagi väga rääkida on, et see oli selge, et seal on teie enda au on mängus selles mõttes ja tuleb olla mees ja minna väljakule ja taga 0 hoida ja ees siis, kui tuleb midagi, siis proovime ära lüüa ja ega siis mingi kisa ja midagi ei olnud, see polnud mõtet enam. Kokkuvõtlikult oskad öelda, millest täna puudu võis jääda? No ma arvan, et igaüks sai aru ka, et me vaatasime põhimõtteliselt kõik 11 meest välja, et see oli see, et meil 2 päeva või isegi 1 päeva aega mänguks valmistuda ja see koosseis pole põhimõtteliselt üldse kokku mänginud, nii et selles mõttes, et eks see natukene algus ei olnud valmis mänguks, mis on ka aru saada, ma ütlesin ka, et võtan selle kaotuse enda peale puhtalt, et kui sa teed nii palju vahetusi, siis sa ei saagi loota, et selle kohe hakkab õlitatud kõik tööle ja et kahjuks juba karistati, ütleme, ennem kui mäng jõudis põhimõtteliselt alata, karistati meil 3 väraga ära 3 standardist, et selles mõttes nagu, no nii on. Midagi positiivset ka euromängu kaasa võtta või pigem mitte?
No peab hakkama otsima siis, et ei no eks seal on, et eks kindlasti eks mõni indiviid mängis, võib-olla sai paremini hakkama ja mõni vähem paremini, et selles mõttes, et aga ei, ma arvan, et selles mõttes, et euromäng on midagi muud ja eks seal on juba teine keskendumine ja teine häälestamine ja teine valmistumine ja rohkem aega ka. Olgu, aitäh sulle, Tarmo, edu euromängus. Palju õnne võidu puhul 5-2, ole hea, võtta see mäng oma sõnadega kokku. Aitäh, number 1 ja super esimene poolek, ma olen väga-väga efektiivne jalgpall. Pärast 5-1 ilmselgelt on seis mõttes ja peab teine poolek kaitsma ja nendasi, aga viisakas seistus ka kaitses, ma arvan, teine poolek. No mida te eriti hästi tegite, millega Paide ära murdsite? Ma arvan, meie häälestatus on number 1 oli nagu õige, et tekitada kohe probleeme ka nagu palliga ja me saime, ma arvan, et teatud kiirus oma rünnakule sinna liini taha õigetesse tsoonidesse ja mängijad täna väärivad igat pidi kiitust, et nad lahendasid nagu super hästi. No, millised need poolaja jutud olid? Kui keeruline on meeskonda motiveerida, kui ollakse juba nii suures eduseisus teisele poolele vastu minnes? Ütleme nii, et ma oma karjääri jooksul ei ole pidanud poolel pärast 5-1 nagu tagasisidet andma, nii et oli võib-olla uus olukord, aga me peame oma nagu plaani jälgima, meil olid konkreetsed ideed, me ei tahtnud ka päris ära vajuda, et meil on siin vähe suuremalt lavalt ka nagu näited ette, et me tahtsime kõrgelt veel pressida ja leida neid võimalusi, tegelikult me saime ka neid võimalusi ilmselgelt nagu füüsiline ja see kaitseistumine teine poolega natuke hakkas nagu jalgadesse seis pähe aga nagu lõppkokkuvõttes oli kõik hästi. Tabelis nüüd Unitediga samal pulgal tabelisse vaadates, kas tunned pigem rõõmu või millised emotsioonid on? No ei oska öelda, see liiga on nagu võrdne, me oleme nüüd natuke üle poole hooajast mänginud ja liiga on võrdne, kõik võivad kõiki võita ja kui tuleb hästi välja, siis võib minna nii, kui ei tule, siis võib minna teistpidi, see on nagu jalgpalli osa, et ma arvan, et vaatame jälle lõpupoole, lähme nagu mängult edasi, et üritame teha nagu hea esituse, siis vaatame edasi. Olgu, aitäh sul, Lauri!